Seoses sellega, et 1. jaanuarist 2019. aastast on muutunud ühe ehk sihtotstarbeliste kinkekaartide käibemaksuga maksustamise kord. Nimelt võetakse nüüd käibemaksu kinkekaardi enda müügi hetkel ja see tähendab seda, et neid kinkekaarte kasutatakse ka teatud kindlate toodete, mille käibemaksumäär on teada eest tasumiseks, siis on see toonud vajaduse ka muuta aruandeid. Nimelt aruanded, müügikäibe aruandes on nüüd kinkekaartide all 3 valikut. Müük ilma maksuvabade kinkekaartideta ehk siis siia võetakse kogu müük lahutades maha mitme otstarbeliste kinkekaartide müük ehk nii nagu varasemaltki. Siis tuuakse välja ainult maksuvabade kinkekaartide müük. Ja tavamüük on siis koos käibemaksuga kinkekaartidega siis ühes kategoorias, sest kinkekaartidel arvestatakse siis käibemaksu. Ja valides viimase variandi ja võttes toodete kaupa tuuakse siia välja ka siis käibemaksuga ehk sihtotstarbeliste kinkekaartide enda müük. Lisaks saab muidugi võtta aruanded ja kupongid, kinkekaardid, aruanne nagu senigi. Valides konkreetse kuupäeva näitab ta siia seerianumbriga kinkekaartide müüki ja lunastatud seerianumbriga kinkekaartide müüki nagu seni. Ja saab vaadata ka aktiivseid kinkekaarte nagu seni. Et siin muudatust ei ole. Küll on aga muudatus tehtud nüüd siis iseloodavatesse aruandegeneraatori muudatustesse. Nimelt, kuna nüüd arvetel arvestatakse kinkekaardi laekumise korral ka siis käibemaksu, ehk kui me võtame selle laekumise enda lahti, siis ka siin on käibemaksu lahter. Et see on siis täpsemalt teada. Ja seega kohandatud aruanded all on tekkinud täiendavad lahtrid. Nimelt võttes siit laekumised tabeli, siis siin on nüüd kinkekaardi maksumäär, mida varem ei olnud. Ja lisaks on 2 uut tabelit siis kinkekaart, kus siis tuuakse kõik siis saldo, väärtus, käibemaks, ostukuupäev, kes on ostja, kes on kasutaja, info välja vastavalt nii, kuidas neid parameetreid määratakse. Ja veel ka siis kinkekaardi kasutamise kohta aruanne. Ehk selline informatsioon. Ja seetõttu soovitamegi teha eraldi uue kategooria kinkekaardi aruanded. No kõigepealt siis laekumine kinkekaartidega võiks kajastada siis kas ainult kinkekaartide laekumist või siis kõiki, nii kuidas te määrate. Aga igal juhul selle kinkekaardi maksemäära saab siia siis vastavalt valida ja selle summa kätte võtta. Ja see siis tähendab näiteks sellist aruannet praegusel juhul, kuna siia tulevad ainult käibemaksuga kinkekaardid, 20% käibemaksuga.
Lisaks on siis kinkekaardi enda müügi detailsem aruanne loodud. Siin on siis näha kood, väärtus, hetkesaldo, kehtib kuni käibemaks ja selle järgi sorteeritakse, ostukuupäeva vahemik võib ette anda, kaardi ostja, arve, millega müüdi ja piirangud siis lao või siis konkreetse kassa kohta, aga võib ka muidugi müüja kohta. Ja aruanne ise siis on midagi sellist. Et siin on siis näha need valikud, mis välja tulevad. Ja ka võib teha siis kinkekaardi kasutamise aruande, mis hõlmab endas siis 2 tabelit. Et me saame käibemaksu järgi neid sorteerida. Siin on siis kasutamise ajavahemik võimalik määrata. Kaardi kasutaja siis, kes seda realiseeris, kui see info on olemas ja lisaks siis millises laos, võib-olla millises konkreetses kassas seda tehti ja millist summat kasutati, siis netosumma, käibemaks, saldo, millist arvet kasutati või tasuti sellega ja vastavalt siis aruanne ise näeb midagi sellist välja. Ehk siis sellised aruanded on vajadusel võimalik lisada enda kontole.